siit lugu Pipi läheb maale. Jah, me loeme siit raamatut Pipi läheb maale. Jah, see on tõsi. Ta läheb oma kodust ära. Pipi läheb maale. Kurru-nurru vutisaar otse ees, karjus Pipi ühel päikesepaistelisel hommikul, kui ta paljana mastivahis seisis. Pisike riidetükk kõhu ümber. Nad olid purjetanud päevi ja öid, nädalaid ja kuid mööda tormist merd ja vaikseid sõbralikke vetevälju. Tähtede valgel ja kuu paistel. Mustade ähvardavate pilvede all ja põletavas päikeselõõsas. Jah, nad olid purjetanud nii kaua, et Tommi ja Annika olid jõudnud peaaegu ära unustada, kuidas tundus elamine kodus väikses linnakeses. Nende ema oleks kindlasti jahmatanud, kui ta neid nüüd oleks näha saanud. Ei mingeid kahvatuid põski enam. Tervete päikesepruunide ja erksa pilguga ronisid nad vantsides ringi täpi peal nagu Pipigi. Seda mööda, kuidas kliima soojemagi muutus, olid nad endal järgult riideid seljast koorinud ja paksult sisse pakitud 2 paari aluspesuga lastest, kes kunagi üle Põhjamere purjetasid, oli saanud 2 pisikest paljast ja pruuni jõnglast. Kummalgi oma riidetükk kõhu ümber. Oh, kui hea meel meil on, ütlesid Tommi ja Annika igal hommikul ärgates kajutis, mis neile koos Pipiga 3 peale oli antud. Enamasti oli Pipi selleks ajaks juba jalul ja seisis roolis. Paremat meremeest kui minu tütar pole kunagi purjetanud 7 maailma merel, tavatses kapten Pipi Pikksukk öelda. Ja selles oli tal õigus. Pipi juhtis keksutaja kindla käega läbi kõige hullema murdlaine ja mööda kõige ohtlikumaist veealustest karidest. Et nüüd reis peagi lõpule oli jõudmas. Kurru-nurru vatisaar otse ees, hüüdis Pipi. Jah, seal ta oligi. Kõige rohelisemate palmide all keset kõige sinisemat vett. 2 tundi hiljem tüüris keksutaja pisikese lahe saare läänerannas. Kaldal seisid kõik Kurru-nurru vutid mehed, naised ja lapsed, valmis vastu võtma oma kuningat ja selle punapäist tütart. Rahva hulgast tõusis vägev hüüd. Selle punapäist tütar. Rahva seast tõndis vägev hüüd, kui laevasild maale lasti. Ussakura, kussakura, hüüdsid nad ja see tähendas tere tulemast tagasi paks valge pealik. Kuningas Efraim astus majesteelikult mööda laevasilda maale. Sinine kafteni ülikond seljas, samal ajal kui Fridolf esitekil mängis lõõtspillil Kurru-nurru vuttide uut hümni. Nüüd rootslased tulevad mürinal kõik. Kuningas Efraim tõstis tervituseks käe ja hüüdis
Muoni manana. Tahate näha, milline see tervitus välja nägi? Kuningas Efraim tõstis tervituseks käe ja hüüdis. Muoni manamaa. See tähendas jälle teie teenistuses. Tema kannul tuli Pipi. Pipil oli hobune süles. Kurrunurruvuttide hulgas käis sahin läbi. Muidugi olid nad kuulnud jutte Pipist ja tema tohutust jõust. Aga hoopis teine asi oli seda tegelikku näha. Ka Tommi ja Annika kõmpisid vaguralt maale ning terve meeskond koos nendega, kuid parajasti sel ajal polnud kurrunurruvuttidel silmi kellegi teise jaoks peale Pipi. Kapten Pikksukk tõstis Pipi üles ja pani ta oma õlgadele püsti, et kõik teda kohe seejärel ja õlale ja hobuse teisele ning siis paisus sahin peaaegu tormiks. Terve Kurrunurruvuti saare elanikud küündis kõigest 126 inimeseni. See on peaaegu kõige õigem alamate hulk, ütles kuningas Efraim. Rohkematel ei jõua enam seda silma all hoida. Nad kõik elasid pisikestes õdusates onnides palmide all. Ka keksutaja meeskonna liikmeil olid oma onnid, kus nad elasid neil aegadel, mil keksutaja väikeses lahes opis ankrus seisis. Muide, seal seisis ta nüüd enamal jaol alati. Ainult vahetevahel tekkis vajadus võtta ette põhja pool. Seal oli nimelt olemas pood, kust sai osta nuusktubakat. Kapten Pikksuka jaoks üks väga uhke vastane pisik onnike. Kookospalmi all olid ette nähtud Pipi jaoks, ka Tommi ja Annika mahtusid sinna suurepäraselt, kuid enne kui nad onni võisid minna ja resitolmu maha pesta, tahtis kapten Pikksukk ta tagasi kalda äärde. Siin, ütles ta ja osutas oma paksu nimetist sõrmega, kui torm mu laevatekil merre viis. Siin oli see koht, kus lained mind randa uhtusid tookord, kui torm mu laevatekil merre viis. Kurrunurruvutid olid tähelepanuväärse sündmuse paigale pannud mälestuskivi. Selle oli Kurrunurruvuti keeles raiutud. Üle suure laia mere tuli meie paks valge pealik. Siin on see koht, kus ta kaldale jõudis sel ajal, kui leivapuud õitsesid. Jäägu ta alati nii paksuks ja uhkeks nagu siis, kui ta tuli. Kapten Pikksukk luges seda kirja erutusest väriseva häälega valjusti Pipile ja Tommile ja Annikale. Seejärel nuuskas ta kõvasti nina, kui päike hakkas laskuma ja valmistus Lõunamere ääretuse rüppe kaduma. Kutsusid Kurrunurruvuttide trummid kõik pidu ja valitsusplatsile, mis asetes keset küla. Seal seisis kuningas Efraimi bambuseerituvatest troon, mida kaunistasid
verevad Hiina roosiõied. Sellel ta tavaliselt istus, kui riiki valitses. Pipi jaoks olid kõik koroonarobotid teinud veidi pisema trooni, mis seisis isa oma kõrval. Nad olid kiiruga valmis meisterdanud isegi 2 bambuustooli Tommi ja Annika jaoks. Trummipõrin kostis järjest valjemini, kui kuningas Efraim suure väärikusega oma trooni lihtsalt võttis. Ta oli oma kapteni ülikonna maha võtnud ning oli nüüd kuningarüüs kroon peas. Nii seelik kõhu ümber, hai hammastest kee kaelas ja paksud võrud kederluude ümber. Pipi istus häbenemata oma troonile, tal oli ikka sama väike riidetükk ümber. Ainult juustesse oli ta paistnud mõned punased ja valged õied. Ja et peenem paistaks, sedasama oli teinud ka Annika, ainult mitte Tommi. Ükski vägi ei saanud teda sundida lilli juustesse toppima. Kuningas Efraim oli riigiasjadest pikemat aega eemal olnud ning alustas nüüd kõigist jõust valitsemist. Samal ajal tulid Pipi trooni juurde pisikesed kurunurri vuti lapsukesed. Mingil arusaamatul põhjusel olid nad endale pähe võtnud, nagu oleks valge nahk palju peenem kui must, seepärast muutsid nad järjest aukartuslikumaks, mida lähemale jõudsid Pipile, Tommile ja Annikale. Pipi oli pealegi veel printsess, kui nad siis lõpuks ometi Pipini olid jõudnud. Viskusid kõik korraga põlvile ja tegid kummarduse, nii et otsmikud maad puudutasid. Pipi kargas kärmesti troonilt maha. Mis ma näen, hüüdis ta. Kas te olete siin mängida asjaosaseid? Oodake, ma tulen ka mängima. Ta laskus põlvile ning nuhkis mööda maad ringi. Paistab, et siin on teostajaid juba enne meid käinud, ütles ta veidi aja pärast. Kinnitan teile, siit ei leia mitte nööpnõelagi. Ta istus taas troonile, vaevalt oli ta seda teinud, kui kõik lapsed jälle tema ees pead maha kummardasid. Kas te olete midagi ära kaotanud? Küsis Pipi. Siin seda igatahes pole. Võite rahulikult üles tõusta. Õnneks oli kapten Pikksukk juba parajasti nii kaua saarel viibinud, et mõned kurrunurrobotid olid jõudnud natukene tema keelt õppida. Loomulikult ei teadnud nad niisuguste raskete sõnade tähendust nagu lõunamaks või kindralmajor. Aga üht-teist olid nad igatahes mõistma hakanud. Isegi lapsed teadsid kõige tavalisemad väljendeid nagu jäta järele ja muud taolist. Üks väikene poiss nimega Momo oskas päris hästi valgete keelt, sest ta käis tihti laevameeste onnide juures ja kuulas seal meeste kõnet. Ka üks väikene armas must tüdruk nimega Moana oli üsna tubli. Nüüd katsus Momo Pipile selgitada, miks nad kõik tema ees põlvil on. Sina olema vega